Grace Fryer sündis 14. märtsil 1899 Orange'is, New Jersey osariigis. Tema isa, Daniel Edward Fryer, töötas ametiühingu esindajana ja tema ema oli Grace Morton Gilbert. Tema perekond oli väga suur, sest tal oli 10 õde-venda, kuid tema lapsepõlve kohta on vähe infot. Ühes ajaleheartiklis tema kohta kirjutati, et teda ei ole hellitatud ega õpetatud esmalt omaenda õnnele mõtlema. 4. aprillil 1917. aastal ühinesid Ameerika Ühendriigid Esimese maailmasõjaga. Paks tema venda saadeti sõtta ja selle valguses soovis Grace aidata oma perekonda ja sõjapingutusi nii palju kui võimalik. Vaid 4 päeva hiljem õnnestus tal leida tööd sihverplaadimaalijana United States Radium Corporationis oma kodulinnas Orange'is, New Jersey's. Umbes sel ajal hakkas US Radium Corporation mass tootma undarki, kõrgtehnoloogilist pimedas helendavat värvi, mille leiutas 1902. aastal William J. Hammer. See muutus jalaväelaste seas laialdaselt kasutatavaks, kuna nad said nüüd öösel oma sõjaväe sihverplaate ja käekelli lugeda. Lisaks kasutati seda värvi ka mitmetes majapidamistarvetes, nagu valguslülitid, majanumbrid ja nukusilmad. Hoolimata kasvavatest tervisemuredest väitis US Radium, et nende värv on nii väikestes kogustes täiesti ohutu. See võis olla tõsi nende jaoks, kes nende tooteid ostsid, kuid sama ei saanud öelda töötajate kohta, kes puutusid pidevalt kokku raadiumiga. Erinevalt teistest tollaaegsetest ettevõtetest oli US Radium väga rahul sellega, et nende töötajate seas olid naised. Tegelikult koosnes nende maadritest personal peaaegu täielikult teismelistest tüdrukutest. Nende kindlad käed sobisid selle töö jaoks ideaalselt. Pealegi olid nende palgad umbes 3 korda kõrgemad kui tavalises vabrikutöös, mis tähendas, et need tüdrukud olid ühed kõige paremini tasustatud naistöötajad riigis. Selle tõttu kirjeldati seda kui eliittööd vaestele töölistüdrukutele. Hea palk polnud selle töö ainus ahvatlem tegur. Paljud noored naised töötasid stuudios koos oma sõprade ja õdede-vendadega. Mõnda aega töötas Grace koos oma väikese õe Adelaide'ga, kuid ta oli väga ekstravertne ja kuna ta rääkis liiga palju, lasti ta lõpuks lahti. Stuudios pidid nad õrnalt kandma undarki väikeste sihverplaatide joontele. See töö nõudis palju täpsust, seega järgis töölised, sealhulgas Grace, neile õpetatud tehnikaid. Üks neist tehnikatest kandis nime huule teritamine. Pärast mõnda pintslitõmmet kaotas pintsel tavaliselt oma kuju. Seetõttu julgustati naisi kasutama oma huuli, et hoida pintsli ots terav ja puhas. Probleem seisnes selles, et iga kord, kui nad panid pintsli huulte vahele, neelasid nad alla väikese koguse maitsetut helendavat värvi. Mõned noored naised uurisid, kas värv võib meid kuidagi kahjustada. Juhid vastasid, et see ei ole ohtlik ja neil pole vaja karta, kinnitades, et ainus kõrvalmõju väikeste koguste värvi alla neelamisel on roosad põsed. Tol ajal uskusid paljud inimesed, et väikesed kogused raadiumi on tegelikult kasulikud. Seda turustati isegi meditsiinilise eliksiirina, mis ravib igasuguseid haigusi. Lõbu pärast värvisid paljud tüdrukud oma kleite, küüsi ja isegi hambaid selle pimedas helendava värviga, et nad saaksid öösel särada ja rahva hulgast silma paista. Noored armastasid seda helendust, mida värv andis. Lõpuks hakkasid paljud töötajad isegi pimedas helendama. See oli kohutav märk, kuid neil polnud sellest aimugi. Neid vaeseid töötajaid hakati hiljem kutsuma kummitustüdrukuteks. Hoolimata sellest, et teadlaskond ja US Radium teadsid selle aine ohtudest, ei teinud nad midagi valeinformatsiooni ega töötajate stuudios valitsenud tingimuste suhtes. See oli sellepärast, et raadiumifirmad toetasid uuringuid, mis väitsid, et väikesed kogused raadiumi mõjuvad positiivselt, mistõttu ajalehed kirjutasid, et see lisab meie elule aastaid. Kuigi USA raadiumi teadlased võtsid värviga töötades tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud, näiteks kasutasid pliiekraane, tange ja kandsid pliipõllesid,
Tüdrukud jäeti täiesti hooletusse ja nad pidid kannatama raadiumimürgistuse tagajärgede all. Pärast aastaid tehases töötamist tundus kõik üsna tavaline. Aga siis, aastal 1922, Molly Macchia, üks Grace'i kolleegidest, pidi töölt lahkuma, sest ta oli haige, kuid tal polnud aimugi, mis tal viga oli. Alguses oli tal hambavalu ja siis hakkasid mitmed tema hambad välja kukkuma. Varsti pärast seda tekkisid tal piinavad valud, mis muutsid ta kõndimisvõimetuks. Sellest hoolimata väitsid arstid, et tal pole midagi viga. Pärast seda kaotas ta kõik oma hambad koos lõualuuga, mille hambaarst lihtsalt tema suust välja tõstis. Molly keha hävitas raadiumimürgistus ja 1922 aasta septembriks, vaid 8 kuud pärast esimest hambavalu, suri ta. Molly oli esimene sihverplaadi maalijatest, kes suri, kuid tema juhtum polnud ainulaadne. Vahetult pärast tema surma kannatas Grace, nagu paljud teisedki sihverplaadi maalijad, tõsiste luuprobleemide all, eriti lõualuus. Ei läinud kaua, kuni ka teised sihverplaadi maalijad surid kiiresti üksteise järel. Need salapärased surmad tõid USA raadiumi äritegevuses kaasa languse. Seda kartes alustasid nad valeinfokampaaniat ja varjasid nende salapäraste haiguste ja surmade põhjust. Lisaks tegid nad arstidega koostööd, et surma põhjuseks pandaks süüfilis. See kahjustas naiste mainet ja võimandas US Radiumil igasugust vastutust eitada. Loodeti ümber lükata igasugune seos sihverplaadi maalimise ameti ja salapäraste haiguste vahel. 1924 aastal palkasid nad Harvardi füsioloogia professori Cecil Drinkeri uurima tehase töötingimusi. Drinkeri järeldused olid täpselt vastupidised sellele, mida nad ootasid. Ta kinnitas kuulujutud seosest raadiumi ja naiste salapäraste surmade vahel. Ettevõtte president oli nördinud ja üritas neid järeldusi taas varjata. Et hoida US Radiumi nime puhtana, rahastas ta seejärel uusi uuringuid, mis ei leidnud seost sihverplaadi värvimise ameti ja salapäraste surmade vahel. 1925 aastal hakkasid Grace'i terviseprobleemid süvenema. Tema lõualuu muutus järjest nõrgemaks. Ta tundis järjest rohkem valu ja tema selgroog oli kokku surutud, mis tõttu pidi ta kandma terasest seljatuge. Tema arst uskus, et on võimalik, et need tõsised terviseprobleemid võivad olla seotud tema varasema tööga. Grace oli väga intelligentne tüdruk ja pärast seda, kui ta nägi, mis oli juhtunud paljude tema kolleegidega, uuris ta võimalikku seost. Seejärel konsulteeris ta spetsialistiga nimega Frederick Flynn, et uurida oma terviseprobleeme. Hoolimata kõigist selgetest märkidest ja sellest, mida arst talle oli öelnud, väitis Flynn, et tema seisundil polnud mingit seost tema eelmise tööga. Siiski oli selleks hea põhjus. Flynn ei olnud spetsialist. Ta ei olnud isegi arst. Ta oli toksikoloog, kes töötas USA raadiumi heaks. Samal aastal suri USA raadiumi esimene meestöötaja teadmata põhjustel, täpselt nagu paljud raadiumitüdrukud. Lõpuks võtsid eksperdid asja üle ja uurisid, mis tegelikult toimub. Drinkeri algne aruanne oli maha vaikitud ja see jäi vaid teadlaskonna teada. Seetõttu oli raadiumitüdrukutel raske ümber lükata laialt levinud uskumust, et väikesed kogused raadiumi on ohutud. Siis tõestas arst nimega Harrison Maitland lõplikult, et need kummalised haigused ja surmad olid tõepoolest põhjustatud raadiumimürgistusest. Testide käigus avastas ta, kui tõsist ja pöördumatut kahju põhjustab raadium inimese sees olles. See oli sellepärast, et alla neelatud raadium kiirgas pidevalt radiatsiooni. See omakorda tekitas luudesse auke, hävitades töötajaid seestpoolt. Maitland sai peagi aru, et mürgistus oli surmav. Tüdrukud, keda hakati kutsuma kummitustüdrukuteks ja kes öösiti helendasid, teadsid nüüd, et nende surm on kindel. Grace Fryer sai seejärel US Radiumi vastu algatatud kohtuasja eestvedajaks. Hoolimata sellest, et tõsised terviseriskid olid nüüdseks laiemalt teada, valkasid üle kogu Ameerika Ühendriikide ettevõtted endiselt sihverplaadi maalijaid.
Grace uskus, et tal ei ole enam kaua elada, kuid tal oli kohtuasjaks hea põhjus. Ta ütles, see ei ole minu enda pärast, mille pärast ma hoolin. Ma mõtlen rohkem sadadele tüdrukutele, kellele see võib olla eeskujuks. Probleem oli selles, et raadiumitööstus oli võimas ja nad üritasid isegi Martlandi selget avastust diskrediteerida. Selle tõttu keeldusid paljud advokaadid 2 aastat juhtumit vastu võtmast. Vaatamata neile tagasilöökidele jõudsid tema visadus ja intelligents lõpuks noore advokaadi Raymond Perrini, kes oli valmis juhtumit käsitlema. Ta esitas hagi US raadiumi vastu, esindades Grace'i ja veel 4 sihverplaadimaalijat, nõudes igaühele kahjutasuks $250,000. Alguse sai kohtulahing. Grace ja tema kolleegid jõudsid riiklike uudiste pealkirjade keskmesse ning peagi sattusid nad rahvusvahelise kohtuskandaali keskpunkti. Naiste tervis halvenes kiiresti ja aeglaselt toimiv kohtusüsteem ei aidanud olukorda. Lõpuks, 1928 aasta jaanuaris ilmusid nad esimest korda kohtusse. Selleks ajaks olid Grace'i kõik hambad välja langenud, ta ei suutnud kõndida ja kasutas istumiseks seljakorsetti. Ometi kirjeldasid ajakirjanikud teda endiselt kui ilusat. Teised raadiumitüdrukud olid sarnases või veelgi halvemas seisus. 2 neist olid lausa voodihaiged. Järgmine kohtuistung toimus aprillis, kuid kõik raadiumitüdrukud olid liiga haiged, et osaleda. Seejärel otsustas kohtunik asja edasi lükata septembrini, kuna paljud tunnistajad olid Euroopas puhkusel. See otsus põhjustas suure pahameele, kus üks ajalehe toimetaja ütles, et see on neetult häbiväärne õiguse mõistmine. See pahameel aitas raadiumitüdrukuid, kuna kohtuistung määrati ümber juuni algusesse, kuid aeg hakkas otsa saama. USA raadium mängis venitamise peale ja püüdis kohtuprotsessi venitada. Pealegi oli mõnele naisele antud vaid 4 kuud elada. Päevi enne kohtuistungit saavutas Perry kohtuvälise kokkuleppe. Meeleheitel raadiumitüdrukud nõustusid vastumeelselt. Neil polnud eriti valikut ja neil polnud ka kaua enam elada jäänud. Iga naine sai $10,000 ning kõik nende meditsiini- ja kohtukulud kaeti. Kuigi summa oli märksa väiksem, kui nad olid lootnud saada, oli Grace saavutanud oma peamise eesmärgi. Täpselt nii, nagu ta oli plaaninud, juhtis ta tähelepanu raadiumi mürgistusele ja ärakasutamisele raadiumitööstuses. 27. oktoobril 1933 suri Grace Fryer oma kodulinnas New Jersey's 34 aasta vanuselt. Kuigi New Jersey raadiumitüdrukute pingutused lõppesid näiliselt kaotusega, mõjutas see tugevalt raadiumitööstust ja töötajate õigusi kogu riigis. New Jersey raadiumitüdrukud inspireerisid teisi. Üks sihverplaadimaalija, kes luges seda lugu ajalehest, oli Illinoisi osariigist pärit naine nimega Catherine Wolfe Donahue. Pärast seda, kui ta nägi, mida oli saavutatud, alustas ta 1930ndate keskel omaenda kohtuvõitlust. Illinoisi ettevõtte Radium Dial vastu. Täpselt nagu US Radium eitasid ka nemad vastutust, valetasid ja püüdsid varjata igasugust seost oma töötajate ja raadiumiga seotud surmade vahel. Nad läksid isegi nii kaugele, et sekkusid lahkamistesse, et tõde varjata. Hoolimata sellest, et Katariina otsis õiglust oma tõsiste terviseprobleemide tõttu, mis olid põhjustatud Radium Diali töötingimustest, tõrjuti teda, kuna ta kaebas kohtusse ühe vähestest ettevõtetest, mis suure depressiooni ajal veel tegutsesid. Aastal 1938 jõudis tema juhtum lõpuks kohtusse ja tänu sellele, et ta andis tunnistusi oma surivoodilt, võitis ta kohtuasja. See võit polnud ainult tema enda jaoks, vaid kõigi üle riigi ärakasutatud töötajate jaoks. Katariina suri varsti pärast seda, 27. juulil 1938, olles 35-aastane. Need juhtumid viisid elupäästvate määruste kehtestamiseni ning lõpuks pidid ettevõtted võtma vastutuse oma töötajate ohutuse eest. Tänu Grace Fryeri, Katariina Donahue'i ja teiste raadiumitüdrukute julgusele, otsusekindlusele ja ohvrimeelsusele tööstusohutuse standardid Ameerika Ühendriikides muudeti oluliselt rangemaks ja see päästis kindlasti lugematul hulgal teisi sarnasest saatusest.
Siiani helendavad kummitustüdrukud oma kirstudes, kuna raadium on nende luudesse imbunud. Raadiumi tüdrukute kohta on kirjutatud palju raamatuid ja tehtud dokumentaalfilme ning hiljuti valmis ka film, mis jõuab lähinädalatel kinodesse. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Raadiumi tüdrukutest ja Grace Fryerist. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, siis palun pange mulle like ja jätke kommentaar alla. Kui olete kanalil uus, siis miks mitte tellida. Kui teil on ettepanekuid, mida sooviksite, et ma teeksin, jätke mulle kommentaar või saatke mulle e-kiri, mille leiate allpool kirjeldusest. Ja kui te pole veel minu Instagrami vaadanud, jätan lingi oma kirjeldusse. Aitäh!